Riigikaitse panus Eesti majandusse. Kaitseministeerium elavdab kaitse-eelarvega lisaks kaitsetööstusettevõtete toetamisele Eesti majandust tervikuna. 2021. aastal jõudis üle poole ehk 53,5% Eesti kaitse-eelarve investeeringutest ja majanduskuludest Eesti majandusse. 2021. aasta kaitseinvesteeringud ja majanduskulud ületasid 328 miljoni euro piiri. Sellest enam kui 175 miljoni euro eest soetati kaupu ja teenuseid 2231 Eesti ettevõttelt. 109,2 miljonit eurot kulus kaitsetaristu, kaitsevarustuse ja infotehnoloogia arendamisele. 85,8% majanduskuludest moodustasid Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu tellimused Eesti päritolu teenusepakkujatele. 204,7 miljonit eurot investeeringute kogumahust kulus kaitseotstarbelise varustuse hankimisele. Sellest summast jõudis 32,6% ehk 66,7 miljonit eurot kodumaistesse ettevõtetesse. Eesti tarnijad edastavad ülekaalukalt näiteks teisi soomusmasinate ja ratassõidukite, hooldus- ja remonditeenuste ning isikuvarustuse pakkujaid. Taristut arendasid ja ehitasid ning kinnisvara haldasid 97,1% ulatuses kodumaised pakkujad. Üle kogu riigi paiknevad Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste kinnistud annavad tööd paljudele kohalikele ettevõtetele ja inimestele. Olulisemad 2021. aastal valminud objektid olid Kaitseväe linnakute spordirajatised ning Paldiskisse, Ämarisse, Tartusse, Võrru ja Miinisadamasse kerkinud universaalhallid, rekonstrueeritud Paldiski vana kasarm ja uus kasarm, Tapa tegevväelaste kasarm, varjualused ja hoidlad tehnika jaoks, Keretu laskeväli ning Vilbusuu tee Nursipalus. 87% toitlustusest ja toidukaupadest telliti kohalikelt pakkujatelt. Kaitseväe sööklatoit on valdavalt valmistatud Eesti ettevõtete pakutavast kohalikust toorainest. Küll aga tuli välismissioonidel tellida Eesti üksuste toitlustamine kohapealsest riigist. 2,4 miljonit eurot ehk 55,9% infotehnoloogia teenustest osteti Eesti ettevõtetelt. 2021. aastal tehti ka muid investeeringuid. Näiteks soetati 2,4 miljoni euro eest masinaid ja seadmeid, mis on küll Kaitseväe toimimiseks vajalikud, kuid ei kuulu kaitseotstarbelise varustuse hulka. Sellest summast maksti kodumaistele pakkujatele 2,37 miljonit ehk 97%. Kaitseliit ostis kaupu, seadmeid ja teenuseid 13,1 miljoni euro väärtuses. Eesti tarnijatele maksti sellest summast 97,7% ehk 12,8 miljonit eurot. Kaitseliidu kodumaised ostud olid peamiselt seotud majanduskuludega, investeeringutega taristusse ning kinnistute ülalpidamisega. 3 viimase aasta kaitseinvesteeringud ja majanduskulud ulatusid veidi üle miljardi euro. Eesti majandusse on sellest summast tagasi liikunud 562,5 miljonit eurot. Ka järgmistel aastatel jõuab märkimisväärne osa Eesti kaitse-eelarvest Eesti ettevõteteni. Uuri lähemalt kaitseministeerium.ee